Tere hommikust, tere tulemast Eesti Rahva Muuseumisse, Tartusse, Eestisse konverentsile Kultuuriväärtuste ebaseaduslik kaubandus, kes kaitseb pärandit. Mul on väga hea meel näha hommikul varakult nii palju kuulajaid, nii palju kaasamõtlejaid ja suur aitäh kõigile esinejatele, kes on kohale jõudnud. Mistõttu kohe ütlen, et kavas on mõned muudatused, aga te varsti näete seda veebis, sest mõned lennukid on hiljaks jäänud ja mõned tervised on alt ära hüppanud. Aga üldjoontes me jätkame ikkagi 2 päeva, nii nagu on planeeritud. Ja väga hea meel on, et meid jälgib veebis ligi 200 inimest. Ja näha on, et kogu selle teema arutelu ja mõtlemine sellest on osutunud väga oluliseks, eriti hetkes. Nii et algselt siis meie Eesti kesksena planeeritud konverents on saanud palju häid kaasamõtlejaid endale rahvusvaheliselt. Aga kõigepealt annan konverentsi avamiseks sõna ICOM Eesti Rahvuskomitee esimehele Kai Lobjakale. Palun. Tere hommikust minu poolt ka, ei ole enam nii varane tund. Hea meel on näha kõiki teid saalis. Aktuaalsus, mida me tänasel ja ka homsel päeval käsitleme, on ühtpidi universaalsed. Need on teemad, mis on tegelikult alati meid ümbritsenud ja probleeme tekitanud, aga teisalt on nende tõsidus just nagu selles ajahetkes ja täna ja ka siin tegelikult meile lähemal kindlasti kui ütleme 20 aastat tagasi seda nii meie ümber toimuvate selliste poliitiliste turbulentside kui ka digiplatvormide ja sotsiaalmeedia kasutamise kasvust tekkinud väljakutsete tõttu, et see, mille keskel me oleme, tegelikult ju tingib selle teema aktuaalsuse ja erakordsuse tegelikult praeguses hetkes. Ühtpidi väga hea, teistpidi paraku on ebaseaduslik kaubandus midagi, millega ICOM tegelikult on kokku puutunud ja tegelenud ju pikalt teise maailmasõja järgse ajal loodud organisatsioonina on see ICOM-i agendas püsivalt eksisteerinud. Selle konverentsi eesmärk on kokku tuua pärandi valdkonna, aga ka müügi- ja auksjonikeskkondade inimesed, nii seadusloome poolt esindajaid kui ka poliitikakujundajaid selleks, et sellest kõigest võimalikult rohkem kasu oleks, et arutada kultuuriväärtuste ebaseadusliku kaubanduse ulatuse ja ennetamise ja kogu selle vastutuse üle, mis tegelikult meil selle suhtes on ja seda selleks, et see koostöö oleks tugevam ja et ta üldse oleks olemas, aga et ta oleks ka tugevam ja me kõik oleks teadlikumad inimesed selle kaitsel. Nii et täna ja homme tuleb muuhulgas juttu korruptsioonist, konfliktide rahastamisest, riskinäitajatest, musta turu ja piiririigi positsioonini ja kõigest sellest, mis sinna vahele jääb, et oleks palju kergem, kui me tegelikult räägiks võib-olla ajaloost ja kõigest sellest nagu ajaloolises perspektiivis, aga kahjuks ja paraku räägime me tegelikult sellest tänasest päevast. Ebamugavatest teemadest on sageli lihtsam vaikida, seetõttu olen eriti tänulik nendele inimestele, kes on valmis nende päevade jooksul ka oma kogemusi jagama, võib-olla mingeid teemasid avama või ka taas avama ja uuesti rääkima nendest. Et ma usun, et need avatud juhtumid aitavad meil kindlasti väga palju õppida ja ennetada edaspidi selliseid ette tulevaid keerulisi situatsioone. Mul on hea meel nagu Agnes Helge, et meid on kogunenud nii palju, meil on siin registreerunud, nagu ma kuulsin, 100 koha peal ja veebis veel topelt rohkem juures, nii et eks see on omaette märk selle temaatika tähtsusest. Suur tänu kõigile ekspertidele erinevatest valdkondadest ja erinevatelt maadelt, kelle kogemus ja puutumus nende käsitletavate teemade juures annavad meile võimaluse siis kaasa mõelda. Ma usun, et siin tekib ka väga mitmeid olulisi diskussioone, millest siis omakorda edasi
mõelda. Siis miks me üldse saame siin konverentsil täna olla, on see, et ICOM Eesti osaleb Euroopa Liidu toetatud rahvusvahelises projektis PRISM, mille eesmärk ongi siis lisaks sellele, et kasvatada muuseumitöötajate ja teiste valdkondade esindajate teadlikkust sellest teemast, mida me täna ja homme puudutame, siis tegelikult ka tuua neid inimesi kokku ja võrgustada võib-olla paremini kogu selle temaatikaga tegelevaid inimesi, et meil peab olema julgust kriitiliselt mõelda ja küsimusi esitada ja ka rääkida nendel teemadel. Nii et suur tänu ka Muinsuskaitseametile, meie heale partnerile selle konverentsi korraldamisel kaasa tulemast ja jõudusid ühendamast ja erilised tänud konverentsi ICOM Eesti poolsetele sellistele loodusjõududele, korraldustiimile ja kollektiivsele ajule, Agnes Aljasele ja Tiina Vindile, kes selle siin meie päevad täna ja homme on kokku pannud. Nii et aitäh ja sisukat konverentsi. Suur tänu, Kai. Nagu Kai Lubekas mainis, on kogu konverentsi suures toetamises või see konverents on saanud teoks tänu ICOM-i projekti nimega PRISM, kuhu kuulub väga palju erinevaid riike, kes samamoodi oma valdkonnas muuseumites proovivad kogu seda ebaseadusliku kaubanduse teemat järgmisel aastal esile tõsta. Ja te kuulete sellest 2 päeval sellest projektist väga palju. Aga Eestis ei oleks me saanud seda konverentsi nii efektselt ja edukalt korraldatud, kui meil ei oleks olnud imelist partnerit Eesti Muinsuskaitseamet, kelle peadirektor Marilyn Mihkelsoni on mul hea meel kutsuda siia tervitussõnadeks. Tere hommikust! Ja mul on äärmiselt hea meel teid siin konverentsil Muinsuskaitseameti kolleegide poolt tervitada. Teema, millega konverents tegeleb, on selline, mida me kõik kas oma kogemusest või kellegi teise omast justkui teame, aga mille ulatus ei ole alati päriselt tajutav või me kipume seda alahindama. Kultuuriväärtuste ebaseaduslik kaubandus on minu ja minu kolleegide jaoks igapäevane töö. Me puutume sellega tihti kokku ja ma võin öelda, et sama tihti juhtub ka seda, et meile tundub, et me oleme justkui natuke nagu hiljaks jäänud või teeme seda tagantjärele. Kaup liigub, dokument on puudulik, päritolu on ebaselge. Tahtmatult tekib küsimus, et kas see on midagi, mida kas meie või keegi meie partneritest oleks pidanud natuke varem märkama? Sellistel hetkedel on üsna selge, et tuleb võtta peegel ja ausalt endale otsa vaadata. Mitte selleks, et otsida, kes on süüdi, vaid selleks, et aru saada, mida me peame tegema ise ja mida me saame teha koos oma kolleegidega veel paremini, niimoodi, et järgmine kord me oleksime sammukene ees. Olgem ausad, probleemiks ei ole ju ainult kuritegevus. Probleem on suuresti ka selles, et reeglid on olemas, aga neid kas ei tunta või nende rakendamine ei ole piisavalt järjepidev. Loomulikult saab ka koostööd alati teha paremini. Vastutus on selline naljakas asi, et kui see pole täpselt kokku lepitud, siis ta kipub hajuma. Sellel konverentsil räägime me täna rahvusvahelistest võrgustikest, digiplatvormidest ja mustast turust. Aga nagu ma juba enne nimetasin, siis minu meelest on väga oluline vaadata ka peeglisse. Kuidas liiguvad esemed meie enda kogudes, meie enda turul ja meie enda valvsa silma all. Eesti ei ole, ma arvan, mitte kuidagi siin erand. Vastupidi, me oleme üks osa päris aktiivsest liikumisteest. Ja see tähendab, et me ei saa endale lubada passiivsust ega mõtteviisi, et see on kellegi teise probleem. Päris kindlasti ei ole.
ma olen seda meelt, et selle konverentsi kõige väärtuslikum osa on see, et me ei kõnele teooriast ja põhimõtetest, vaid sellest, mis päriselt toimub ja kuidas päriselt praktikas olukordadele lahendusi leitakse. Täna me otsime vastust küsimusele, et kes kontrollib ja kes vastutab, kui palju me tegelikult kontrollime ja kui palju me eeldame seda, et äkki teeb seda meie eest keegi teine. Nagu Kai juba ütles, siis tõenäoliselt siin konverentsil puudutatakse mitmeid teemasid, mis ei ole väga mugavad. Aga ma olen veendunud, et need on ebaseadusliku turu vastu võitlemiseks väga-väga vajalikud. Selleks, et seda kõike hästi teha, on meil vaja koostööd ja sellist mõnusat professionaalset hoiakut. Valmisolekut alati küsida üks lisaküsimus, kontrollida veel ühe korra ja öelda vajadusel ka ei. Isegi siis, kui see võib tunduda natuke ebamugav. Minule tundub, et koostöö on kogu selle teema võtmeküsimus. Koostöö aga ei ole iseenesest mõistetav ja loomulikult ei tekida tühjale kohale. Seetõttu on väga-väga oluline ja väga-väga suur rõõm, et saali on kogunenud nii palju oma ala eksperte ja spetsialiste ja teine pool on veel veebis. Nii et selles plaanis ma usun, et siit tekib häid dialooge ja häid mõtteid, kuidas edasi. Lõpetuseks, ma ei ole üldse nii sinisilmne, et ma usuksin ebaseadusliku kaubanduse kadumisse. Aga ma olen üsna kindel, et me saame seda muuta paremaks ja omavahelist tegutsemist veel paremaks ja targemaks. Kui me selle konverentsi lõpuks oleme natuke tähelepanelikumad, enda ja võib-olla ka teiste suhtes natukene kriitilisemad, kui see vajadus peaks tekkima. Ja võib-olla oleme loonud ka mõne uue kontakti, siis on meie konverents juba korda läinud. Soovin teile mõnusaid arutelusid, paljud tarku mõtteid, jagage neid julgeid üksteisega ja minge võtke nööbist sellel kolleegil kinni, keda pole ammu näinud. Ilusat päeva ja head konverentsi! Suur aitäh! Ütlen nüüd ka tere enda poolt. Esindan Aiko Meistit ja Eesti Rahva Muuseumit, olen ERMi teadussekretär Agne Saljas ja mul on hea meel modereerida meie esimest paneeli. Ütlen kõigile esinejatele, et nii hästi nagu meie mõlemad avakõnelejad, rääkige rahulikult. Meil ei ole kuhugi kiiret, meil on sünkroontõlge ja me oleme ehitanud ettekanded üles nii, et iga ettekande järgselt on võimalik esitada küsimusi ja saate proovida neile siis nii-öelda julgelt käe püsti ajada ja mikrofon hakkab mööda saali ringi liikuma, et peaks jääma kõigi ettekannete lõppu selleks tegelikult aega. Ja ütlen siis ka nii-öelda kontekstiks, et meil on saalis väga palju inimesi, kes töötavad, nimetagem siis nagu mäluasutusteks, arhiivid, muuseumid, raamatukogud, lisaks on politseid, tolli, prokuratuuri, veebiplatvorme, kes tegelevad müügiga, mida iganes veebiplatvormidel tänapäeval müüakse. On kunstioksjonimaju, on detektoriste, nii et leidke üles endale huvipakkuvaid inimesi ja loodan, et meil tulevad meeldivad 2 päeva. Igaks juhuks ütlen ka seda, kuhu me sattunud oleme. Me oleme jõudnud Eesti Rahva Muuseumisse. Me oleme üsna eakas Eesti ja peamiselt soome-ugri rahvaste kultuuriga tegelev muuseum või etnograafia muuseum. Ja me oleme olnud siin uues majas hetkeseisuga kohe varsti 10 aastat. Kui te hommikul saabusite, siis te võisite näha, et on selline monumentaalne hoone üsna rahulikus piirkonnas. Et miks see hoone on selline, viitab ka sellele, mis siin on olnud siis nii-öelda peale teist maailmasõda, et selline ajalooline muuseumi kodu sai teise maailmasõja järgselt, kui Tartu linn on üsna kõvasti sai pommitada, sai endale siia 500 hektaril laiuva suure Nõukogude Liidu sõjaväe lennuvälja. Ja kui Nõukogude Liidu väed Eestist lahkusid, siis see ala jäi selliseks tühermaaks, kuhu siis 10 aastat tagasi valmis meie muuseumi hoone,
mis siis püüab seda nii-öelda vana piirkonnas olnud pärandit nii-öelda meeles hoida sellega, et me oleme siis siia loonud selle uue hoone, mis nagu püüab seda kõike meeles hoida, mis siin on olnud nii-öelda arhitektuurselt, piirkondlikult, aga andes sellele siis nagu uut tähendust ja sisu ehk nagu arhitektid on omal ajal maja nimetanud, on selle nimeks saanud siis Memory Field. Ja see mäletamine ja meenutamine käib meie enamus inimeste töö juurde. Me peame seda oluliseks. Ja kui juhatada sisse esimest paneeli, siis tahaksingi öelda, et me kõige esimesena püüamegi nii-öelda anda ülevaadet nii endale kui ka teile sellest, et mis meil siin Eesti piirkonnas toimub, mis me siis tegelikult näeme, mis on need peamised probleemkohad ja näited, mida me tahaksime nii-öelda esile tuua. Et mul on hea meel esimesena kutsuda lavale head kaaskonverentsi korraldajad Signe Friedenthal ja Nele Kangert, kes jagavad meie esimese ettekanderuumi ja räägivad meile kultuuriväärtuste must turg, Eesti väljakutsed Euroopa Liidu piiririigina. Palun. Ja. Tere hommikust, head külalised ja kolleegid. Meil on väga hea meel, et ICOM Eesti eestvedamisel on meil esmakordselt Eestis võimalik nii laias ringis arutleda kultuuriväärtuste kaitsmise teemal, keskendudes siis ebaseaduslikule kaubandusele. Minu nimi on Signe Friedenthal ja ma töötan Muinsuskaitseametis kunstipärandi nõunikuna. Minu tööülesannete hulka kuuluvad kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja impordi küsimused ning sellega seonduv siseriiklik ja rahvusvaheline koostöö. Kuna ebaseaduslik kaubandus puudutab teravalt ka arheoloogiat, oleme Muinsuskaitseameti arheoloogiliste leidude nõuniku Nele Kangertiga selle teema tõhusamaks käsitlemiseks jõud ühendanud. Osaleme Eesti ekspertidena UNESCO 1970. aasta konventsiooni komitee töös ning võtame osa Baltic Region Heritage Committee illegaalse kaubanduse töörühma tegevusest. Ja tänase ettekande oleme siis samuti jaganud kaheks. Esmalt räägin mina sellest, mis on kultuuriväärtus, miks ja kuidas me seda kaitseme ning milliseid väljakutseid seab meile meie geograafiline asukoht. Ja ettekande teises pooles ütled ise. Siis räägime natukene lähemalt arheoloogiapärandile suunatud siis kuritegevusest ja kuidas need leiud siiski mustale turule jõuavad. Aga ma siis teen oma osa. Selle tegelikult ma juba tutvustasin ära, nii et ma liigun kohe järgmise slaidi juurde. Et mis siis ikkagi teeb ühest esemest kultuuriväärtuse? See ei ole lihtsalt vana või haruldane ese. Kultuuriväärtus on midagi, millel on ajalooline, arheoloogiline, kunstiline või teaduslik tähendus ning mis kannab endas osa meie kogukonna ühisest mälust ja identiteedist. Selle tõeline väärtus peitub seoses paiga ja inimestega, kelle lugu see jutustab. Just seetõttu on ka kultuuriväärtuste rahvusvaheline ringlus seadustega reguleeritud. Eestis kehtiva kultuuriväärtuste kaitset käsitleva õigusraamistiku moodustavad muinsuskaitseseadus, muuseumiseadus ning kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadus. Need määratlevad ära mälestiste ja kultuuriväärtuste liigid, sätestavad nende kaitsmise korra ning näevad ette karistused seaduse rikkumise eest. Neid täiendab karistusseadustik, mis sisaldab rünnakuid kultuuriväärtuste vastu, mälestiste, arhiividokumentide, museaalide või muuseumikogude kahjustamist või hävitamist, valeandmete esitamist, dokumentide võltsimist ning salakaubavedu. Väljaveoseadus võeti Eestis vastu 2007. aastal. Selle eesmärk oli kaitsta meie kõige olulisemaid kultuuriväärtusi, vältida rahvuskultuuri kuldvarasse kuuluvate esemete ja teoste jõudmist välismaale
ning saada parem ettekujutus sellest, mida soovitakse Eestist välja viia. Tasub meenutada, et uus seadus pälvis esialgu ka omajagu kriitikat. Näiteks sõnas kunstiajalooline Jüri Kuuskemaa: mina ei uskunud, et minu silmad nii tobedat seadust veel näevad. Sellist seadust ei ole võimalik praktikas täita ja sellest hakatakse lihtsalt mööda vaatama. Tema hinnangul andis seadus suurima löögi kohalikele antiigiärimeestele, kelle jaoks muutus keerulisemaks esemete müümine lühiajaliselt Eestis viibivatele turistidele. Siiski ei ole kõik, mida antiigipoodides müüakse, seaduse mõistes kultuuriväärtused ning igale vanale esemele ei ole vaja väljavõluba taotleda. Kunsti- ja antiigiturg on aastatega muutunud teadlikumaks ning puuduliku päritolu ja dokumentatsiooniga esemete edasimüümine on järjest keerulisem. Oksjonimajad on selles osas väga heaks eeskujuks ning tänu nende kõrgetele nõudmistele on ka Muinsuskaitseametini jõudnud mitmed kollektsionäärid ja olulised avastused. Oleme üles leidnud nii kadunud museaale kui ka mälestisi. Samuti kaitseb väljaveoseadus Eesti muuseumide ja teadusasutuste kogudesse kuuluvate esemete riikidevahelist liikumist. Sellisel juhul ei analüüsi me iga eseme puhul eraldi, kas tegemist on kultuuriväärtusega. Kui ese kuulub muuseumi või teaduskogusse, on see meie riigi jaoks väärtuslik. Ajutise väljaveoloaga saab museaale näituste, restaureerimise, konserveerimise või uurimise eesmärgil riigist välja viia ning mis kõige olulisem, ka Eestisse tagasi tuua. Väljaveoseadus vajab aeg-ajalt ka ülevaatamist, et kultuuriväärtuste kriteeriumid ja piirmäärad oleksid ajakohased. Siinkohal näide 2 kopikast, mis mõlemad on väljaveoseaduse mõistes kultuuriväärtused. Vasakul arheoloogiline leid ja paremal mootorsõiduk, mis on Eestisse toodud enne 1991. aastat ja vanem kui 50 aastat. Kultuuriväärtuste ebaseadusliku kaubanduse tõkestamine on selgelt piirideülene väljakutse. Seetõttu ei tugine me üksnes siseriiklikele seadustele, vaid ka Euroopa Liidu regulatsioonidele ja rahvusvahelistele kokkulepetele. Rahvusvahelise koostöö vundamendiks on UNESCO 1970. aasta konventsioon, mille eesmärk on edendada riikidevahelist koostööd kultuuriväärtuste varguste, salakaubanduse ning ebaseadusliku sisse- ja väljaveo vastases võitluses. Konventsioon jõustus Eesti suhtes 1996. aastal ning 2025. aastal valiti Eesti 4 aastaks ka selle konventsiooni komitee liikmeks. Möödunud aastal avas UNESCO maailma esimese varastatud kultuuriväärtuste virtuaalmuuseumi. Mul on väga hea meel, et ka Eesti on sellesse projekti kaasatud ning muuseumis on eksponeeritud 1999. aastal varastatud kunstimälestised, Kaarma kiriku puitskulptuurid. Virtuaalmuuseum kõnetab nooremaid sihtgruppe, suurendab teadlikkust illegaalsest kaubandusest ning annab kogukondadele lootust, et nende kultuuriväärtused leiavad tee tagasi. Olulisteks sammudeks UNESCO poolt on ka kultuuripärandit kaitsvate seaduste andmebaasi ja rahvusvahelise kultuuriväärtustega kauplejate eetikakoodeksi ajakohastamine. Samuti on UNESCO riikidele toeks kultuuriväärtuste tagastamise küsimustes. Ka Eesti on konventsiooni raames 2 korral tagastanud meie piiril kinni peetud kultuuriväärtusi. Kuid sellest kõigest kuulete järgnevate ettekannete käigus veelgi põhjalikumalt. Tulles tagasi kultuuriväärtuste väljaveo teema juurde, tooksin mõned näited, mida siis Eestist välja viia soovitakse. Üks läbi aegade enim eksporditud esemeid on õigeusuikoonid. Nende vastu on suur rahvusvaheline huvi ning neid leidub laialdaselt ka Eesti antiigiturul. Samuti on Eestis erakollektsionääre, kes lisaks kogumisele tegelevad ka ikoonide edasimüügiga. Näiteks üks 2024. aastal piiril kinni peetud ikoon. Toll saatis päringu Muinsuskaitseametile ja kuna ekspertiisi käigus midagi kahtlast ei tuvastatud, ikoon vabastati. Juba 5 kuud hiljem eksporditi see ühe ikoonigalerii vahendusel edasi Ameerikasse. Jällegi kõik ikoonid, mis turul liiguvad, ei ole meie seaduste mõistes kultuuriväärtused.
Kultuuriväärtuseks loeme Eesti kultuuriruumiga seotud sakraalkunstiteoseid või sakraalesemeid, mis on valmistatud enne 1945. aastat. Samuti on kultuuriväärtused Eestiga seotud sakraaltrükkised, mis on vanemad kui 100 aastat. See tähendab, et me vaatame iga väljavõtaotluse puhul eraldi esmalt, kas ikoon on seotud Eesti kirikutega või vanausuliste pärandiga. 80. ja 90. toimus Eestis hulgaliselt rööve, kus varaste saagiks langes hinnalisi ikoone, kirikuvara ja muid ajaloolisi esemeid. Siinkohal mängivad olulist rolli ka andmebaasid. Näiteks on üheks meie töövahendiks Muinsuskaitseameti varastatud mälestiste register, millest leiab infot 567 varastatud kunstimälestise kohta. Neist 312 on ikoonid. Mitmed juhtumid on registreeritud ka Interpoli andmebaasi ja sealt leiab infot ka muuseumidest varastatud kunstiteoste kohta. Samuti jälgime koostöös tolliga Euroopa Liidu ekspordi- ja impordimäärustest lähtuvalt, et kolmandatest riikidest pärit kultuuriväärtused oleksid nende päritoluriikidest seaduslikult eksporditud. Mõnel juhul on vajalik täiendavalt taotleda ka impordiluba. Näiteks on meil olnud juhtumeid, kus Eestist liiguvad välja Ukraina päritolu ikoonid, mis on imporditud väidetavalt enne Ukraina vastase sõja eskaleerumist. Esimese indikatsiooni, et ikoonid võivad vajada Ukraina ekspordiluba, saime ICOM Red Listist. Pidasin nõu ka Ukraina eksperdiga, kes kinnitas, et Ukrainas kehtib kultuuriväärtuste väljaveo seadus juba alates 1999. aastast. Selle kohaselt tuleb küsida vastav luba Ukraina kultuuriministeeriumilt. Ning seda, kas tegemist on Ukraina kultuuriväärtusega, saavad otsustada ainult nende eksperdid ja pädevad asutused. Olukorras, kus Ukraina kultuuripärand on väga haavatavas seisus, ei saa me mingil tingimusel toetada kahtlase päritoluga kultuuriväärtuste ringlust. Mida see on meie jaoks muutnud? Päritoludokumentide küsimine on vähendanud märgatavalt väljavõtaotluste hulka, kuid see ei tähenda, et kultuuriväärtuste väljavedu või eksport oleks peatunud. Siinkohal lasubki vastutus kõigil turuosalistel, nende toimimise eetikal ja seaduslikkusel. Teise näitena tooksin ühe oma esimese, väga õpetliku ja minu jaoks silmi avava väljaveo juhtumi. 2023. aasta detsembris pöördus ameti poole Läti transpordifirma sooviga vedada Saksamaalt Kõrgõzstani Ameerikast pärit teise maailmasõja aegset lennukit. Eesti toll oli ettevõtte suunanud Muinsuskaitseameti poole, kuna saadetisel puudusid vajalikud väljaveodokumendid. Toll lähtus Eesti väljaveoseadusest, mille kohaselt võivad üle 50 aasta vanused mootorsõidukid ja militaartehnika olla kultuuriväärtused ning vajada väljaveoluba. Lisaks tuleneb Euroopa Liidu ekspordimäärusest nõue taotleda ekspordiluba enam kui 75-aastaste transpordivahendite väljaveoks Euroopa Liidust. Võtsin ühendust piiritolliga, et täpsustada, mis dokumendid piiril kinni all lennukil puudu on, ja minu küsimus mõned päevad enne aastavahetust tekitas tollitöötajate seas omajagu elevust. Igal juhul sai selgeks, et üheski piiripunktis lennukit ei olnud. Algas suhtlus transpordifirma ja lennuki omanikuga, et välja selgitada, millise lennukiga siis ikkagi tegemist on, milliseid dokumente see vajab ja millisest riigist see liikuma hakkas. Oli see Ameerika või Saksamaa. Tekkis ka kahtlus, mida kinnitasid meie lennundusajaloo eksperdid, et Jalalabadi linna- ja koduloomuuseumil, kes oli märgitud lennuki saajaks, ei ole tõenäoliselt ajaloolist huvi ning ka ressursse, et osta enda kogusse üle $1 miljoni maksvat Saksamaal restaureeritud unikaalset Junkersi lennukit. Küll aga võib selle vastu tunda huvi mõni Venemaa erakollektsionäär ning transiit on vajalik seoses Ukraina sõjaga Venemaale kehtestatud sanktsioonidest kõrvale hoidmiseks. Kuna lennuk ei olnud seotud Eestiga, kuid vajas siiski Euroopa Liidust väljaviimiseks luba, suunasime
transpordiettevõte oma Saksamaa kolleegide poole, kes omanikule loaga lõpuks väljastasid. Veebruaris 2024 jõudis lennuk lõpuks kastidena pakituna Eestisse koos vajalike dokumentide ja lubadega. Kuna paberite järgi oli tegemist museaalse väärtusega esemega, mitte lennukiga, ei olnud selle transiit läbi Venemaa keelatud ning selle edasiliikumist ei olnud võimalik enam kuidagi takistada. Lennuk alustas teed Kõrgõzstani poole. Siin ka mõned fotod Jalalabadis asuvast muuseumist, kuhu lennuk saadeti. Selle peasissepääsust, kohalikele kosmonautidele pühendatud nurgakesest ja etnograafilisest väljapanekust. Tegelikkuses said kõik meie kahtlused tõeks. Ei läinud palju aega mööda, kui uuriv ajakirjandus jõudis jälile Vene ärimehega seotud ettevõtetele, millest üks, mis oli registreeritud Kõrgõzstanis, käis läbi ka Junkersi väljava dokumentidelt. Ettevõte oli spetsialiseerunud sanktsioonidest olenemata lennukite ja nende osade importimisele Venemaale. Selgus, et lennuki uus asukoht on Uurali mäemetallurgia kompanii muuseum Verhnja ja Põšmaas Venemaal. Juhtum tõi hästi esile, kui oluline on kultuuri- ja tolliasutuste vaheline operatiivne koostöö ning rahvusvaheline võrgustik. Kultuuriväärtused ei ole pelgalt ihaldusväärsed kollektsiooniobjektid, vaid võivad olla ka seotud rahapesuskeemide ja teiste ebaseaduslike tegevustega, sealhulgas sanktsioonidest kõrvalehoidmise ja terrorismi rahastamisega. Heaks õppetunniks oli ka see, et mõni väljavedu võib tunduda lõpuni kahtlane, kuid selle takistamiseks ei pruugi alati olla piisavat õiguslikku alust. See innustas omakorda panustama ennetustöösse, tugevdama koostöövõrgustikku ning lähenema illegaalse kaubanduse probleemile laiemalt. Eesmärk on mõista, mis meie antiigi- ja kunstiturul üldse toimub ning kuidas saame ühiste jõududega kultuuriväärtustega sahkerdamist tõkestada. Ükski muuseum ega erakollektsionäär ei tohiks tunda uhkust eseme üle, mille päritolu on ebaseaduslik või kahtlane. Kunsti- ja antiigituru läbipaistvus, vastutustundlikkus ja koostöövalmidus ei ole pelgalt head tavad, vaid kvaliteedimärk kogu valdkonnale. Illegaalse kaubanduse tõkestamisse ja ärahoidmisesse saab panustada tegelikult meist igaüks, eraisikuna, ettevõttena, riigiasutusena, hoolides nii oma kultuuriruumist ja väärtustest kui ka kogu maailma kultuuripärandist. Selle mõttega lõpetaksingi oma osa ettekandest ja annaksin sõna Nelele. Aitäh! Aitäh, et mina siin jätkan siis ja keskendun siis arheoloogiapärandile ja arheoloogilistele leidudele. Sest praktikas see, mis me näeme, on ikkagi, et kui meil tõesti siin Eesti kontekstis võib-olla 90-ndatel või 2000-ndate alguses mustale turule jõudsid võib-olla kunsti- ja kultuuriväärtused ka näiteks kirikutest, kus toimusid vargused, siis täna suur hulk nendest kultuuriväärtustest, mis Eestist näiteks välja läheb, on ikkagi arheoloogilist päritolu. Et me asume, nagu ka Signe juba ütles, me oleme Euroopa Liidu välispiir, mis tähendab, et me oleme ka transiitriik. Aga alustame sellest, et kõigepealt, mis asi üldse on see arheoloogiline leid? Et me justkui kõik oma peas teame, et tegemist on nagu vanade, väärtuslike, tihti ka muinasaegsete asjadega. Võib-olla siis piilume Eesti seadusruumi. Et arheoloogilise leiu definitsioon on meil antud muinsuskaitseseaduses. Et lühidalt kokkuvõttes me räägime esemest või esemete kogumist, mis on siis inimtekkelist päritolu, millel on kultuuriväärtus. Ta on siis ilmne peidetud, ladestunud teatud kohtades ja tal ei ole enam omanikku või omanikku ei ole võimalik kindlaks teha. Sellised esemed Eesti riigis, arheoloogilised leiud, kuuluvad riigile.
seaduses on ka terve hulk paragrahve, mille mõte on siis kaitsta seda arheoloogilist leiu konteksti, seda leiu kohta. Leidja peab viivitamatult teavitama Muinsuskaitseametit, leidu ei tohi ise välja kaevata. Aga et ergutada natukene teie mõtlemist, siis ka siin pildil, mis te näete, see on arheoloogiline leid Eesti seaduse ruumis. Tegemist on metsavendade poolt peidetud soolatud sealiha tünniga. Peidetud kuskil 40-ndatel, jah, peidetud, kultuuriväärtuslik, omanikku ei ole võimalik enam kindlaks teha. Ehk siis me tegelikult räägime mitte ainult kaugest minevikust, vaid ka esemelisest materjalist võib-olla maa sisse jäänud 20. sajandil. Mis on arheoloogilise leiu väärtus? Ja me ei saa arheoloogilist leidu kuidagi eraldada sellest leiukohast, sest selle teadusliku väärtuse see, et arheoloogid saavad leidu uurida, midagi öelda meie mineviku kohta, eeldab seda, et meil on olemas see leiu konteksti info. Arheoloogiline leid on tegelikult lahutamatu oma leius kohast. Ja siin kõigile eestlastele saalis küsimus, mis on pildil. Ja julgelt palun vastuseid. Laev, tõsi, tegemist on Salme esimese viikingi laevaga. Eelviikingi aegne oluliselt muutis arusaama viikingi perioodist on ja siin Põhjalas. Ja tegelikult see on üks ka neid slaide, mida ma alati näitan detektoristidele, kui me neid koolitustel. Et kui teie lähete maastikule otsima, kaevate välja signaalid, et siis teil on kokkuvõttes pangetäis naelu, pangetäis roostes naelu. See, mis te ära lõhute, on tegelikult hindamatu viikingiaegne laev. No, ajalugu teab, et 2008 leiti esimene laev, 2010 teine laev. Salme küla jõudis kõigi eestlaste teadvusesse ja üle maailma arheoloogide teadvusesse. Ja tegelikult ka täna, ega seal leiu kohas, Salme külas, seal väga palju vaadata ei ole. On ka turistid, kes võib-olla väga koha peal sellest teadmisest üllatunud. Et see on markeeritud ühe sellise valguslaestustega pingiga ja siis kooli külje all selline väike kivistik. Aga mis siis on tegelikult see, mis on leitud ja miks arheoloogilised leiud, mis nad siis meile tegelikult tähendavad? See tegelikult tähendab identiteeti. See on pärand, mis räägime kaugemast minevikust. See on seinamaaling Salme põhikooli seinal, mille tegi õpilane. 2010. aastal Salme põhikool võttis endale kasutusele uue slogani. Tõllu tugevus, viikingite visadus, esiisade tarkus 2 mere vahel. Arheoloogia pärand tähendab ettevõtlust. Peale laevade avastamist Salme külla tekkis viikingburgeri putka. Täna te võite viikingburgerit osta juba Viljandist ja Tallinnast. See tähendab rahvusvahelist tähelepanu. See tähendab turiste. Salme laev on täna rakendatud kogu see viikingi temaatika Saaremaa turundusse jõuliselt. Me oleme kõik näinud dokumentaali ja võib-olla mõned on külastanud ka juba rahvusvahelist rändnäitus, mis on ka olnud nüüd eelmisel aastal avati Stockholmis Vraki muuseumis. Mis on siis kahju, ja samas me ei saa üle, et meil on siis tegelikult see kahju, mis tekitatakse arheoloogia pärandile neid leide välja kaevates, ei ole lihtsalt mõõdatav paarisaja euroga, mis oleks olnud võib-olla neid pangetäis roostes naelu. Me räägime tegelikult ju tuhandetest, sadadest tuhandetest eurodest, mis tegelikult potentsiaalselt läheb kaduma, kui me mõtleme, see on kultuuriline, majanduslik, sotsiaalne kahju, mis tegelikult tekitatakse. Arheoloogia pärandi vastase kuritegevus on väga varjatud. Sageli me ei näe enam maastikul jälgigi. Tihtipeale need tegevus toimub kuskil
veel võib-olla arheoloogideni seni teadmata leiukohtades, kust leiud välja kaevatakse. Meil ei jää maastikule jälgi, leiud jõuavad mustale turule. Mis meie praktika, tihtipeale me näemegi ainult neid tagajärgi. Me näemegi, et kuskil täna väga palju veebioksjonitel liigub arheoloogiline leiumaterjal, mille puhul me võime oletada, kus see pärit on. Lihtsalt üks näide, see on samuti Salme kandist oletatavasti Saaremaalt siis välja kaevatud mõõk Kirvesoda ots. See on anonüümne vihje ja SMS teatajalt ja foto on teisest allikast samuti anonüümselt saadetud. Me ei jõudnud ja info oli see, et see müüdi 1000 eurodest Soomes. Ja me tegelikult ei tea, kust see tuli, kuhu läks. Mõnikord jah, me näeme ka neid jälgi maastikus. On ka Eestis neid olukordi, kus me tõesti siis ka kaitsealustel mälestistel. Siin on üks näide Valgamaalt, kus siis kopaga kaevati keskaegne kabelikoht 13. ja 18. sajandi külakalmistu. Objekt kaevati kopaga läbi, pinnas viidi mujale ja leiud sõeluti välja. Politsei alustas uurimist, kahjuks tulemuseni jõutud, me ei tea, mis leiud sealt välja võeti. Ja mis on Eesti seadusruumis, siis mis on see kuritöö, mis on see karistus, mis peaks siis järgnema? Meil on siis erinevad asutused, kes arheoloogiapärandi vastase kuritegevuse, ütleme siis uurimisega on seotud. Muidugi Muinsuskaitseamet, kelle siis vastutada on kõik, mis puudutab siis otsinguvahendite illegaalset kasutamist, loata kasutamist, aga ka leiukohast, kui leiust ei teatata, kui leiukohta rikutakse, et siis järgnema peab Muinsuskaitseameti väärteomenetlus. Meil on siis ka Politsei- ja Piirivalveamet, et kes siis, kui leiud, kui meil on juba tõestada, et on rikutud suures ulatuses või hävitatud kaitsealune mälestis, siis järgneb politsei uurimine ja juba on tegemist kuriteoga. Ja samuti, kui on tegemist siis omastamisega, me tõestame, et leiud on väärt vähemalt 200 eurot, me saame teha süüteoteate politseisse. Ja meil on õnneks ka täna ikkagi teatud praktika olemas, on suured aarderöövi juhtumid, mis on jõudnud ka siis selleni on leitud üles need inimesed, kes on selle kuriteo taga olnud ja määratud siis tingimisi vangikaristused. Et üks siin siis esimesi linnukesi või juhtumeid oli aastal 2005 Ubine aarderööv, kus siis arheoloogilise uuringu ajal käidi öösel kaevandis ja viikingiaegsed mündid võeti välja, mis siis hiljem Saksa turult avastati. Mis on need arheoloogilised leiud, mis siis enim meie kogemuses Eestist liikuma lähevad ja välja kaevatakse? Kuna me oleme viikingite idade ääres, kuna me oleme pikalt olnud ka siin erinevate sõdade, konfliktide piirkonnas läbi ajaloo, siis meil on maapõue jäänud päris palju mündiaardeid. Ja mündid on kindlasti see, mida otsitakse, mis liiguvad, mida lihtne müüa. Kindlasti on meil erinevad ilusad asjad. Kui me vaatame relvad, ehted, aga ka populaarne kaup on teise maailmasõjaga seotud artefaktid. Oli aeg, kui tihedalt käidi otsimas näiteks sõjahaudu, kellelt siis sõjahaudadelt kaevati välja näiteks nimeplaate. Kuhu need leiud liiguvad? Me teame, et täna kogu selles illegaalse kultuuriväärtuste turul väga-väga suur probleemkoht on veebikaubandus. Et meil on üsna hästi koostöö olnud näiteks Eesti müügiportaaliga osta.ee, kust me ikkagi seda info kätte saame nende müüjate kohta ja saame järgmisi samme astuda.
aga on näha, et need 2 värsket näidet siit kõik poole aasta sees osutavad, et see müük on siiski üsna avalik ja julge. Ma olen väga tänulik sellele müüjale siin, kes neid Rootsi hõbeööre müüb, selle aususe eest, mis ütleb, et otsisin detektoriga, kaevasin välja ja rebisin üksteise küljest lahti, mis minul arheoloogia eksperdina teeb väga lihtsaks. Isegi asukoht on pandud. Et ma saan aru, et välja kaevatud on aarteleid ja see maha müüdud. Me tegelikult selle puhul ka politsei on alustanud siis uurimist. Loodame, et siis jõuame ka tulemuseni. Siis üks värske selline kurioosne müügijuhtum jõudis meieni siin ka jaanuarikuus. See on tegelikult vanalinnast leitud, välja kaevatud 17. sajandi aknasamba kapiteel. Keegi optimist müüs seda 10 000 euroga osta.ee-s. Et ütleme nii, et ostjat ei leidnud. Ja hetkel oleme siis müüjaga suhtluses. Aga jälle iga definitsiooni ja kohaselt arheoloogiline leid. Me oleme peale selle, et allikasriik, me oleme transiitriik. Ja seda meile on siin näidanud ka viimastel 10 aasta jooksul Eesti-Venemaa piiril kinni peetud Ukraina kultuuriväärtused. Me teame, et sõjad ja konfliktipiirkonnad on tihti need alad, kus ka siis arheoloogia pärandi suunal see kuritegevus, leidude väljakaevamine tihti sageneb. Need leiud lähevad sealt riigist liikuma ja meie kogemuses nad on liikuma läinud ja Euroopasse siis ka tulevad läbi Venemaa. Et esimene juhtum, kus meil siis ka oli Eestis, saime rakendada seda 1970. aasta konventsiooni kokkuleppeid ja tagastada siis asukoha riiki arheoloogilise leiu, oli aastal 2015, kui me tagastasime viikingaegse mõõga, mis siis samuti Venemaa suunalt läbi Eestimaa ilmselt liikus lääneturule. Meedias väga laia kajastust leidnud juhtum pärineb siin mõne aasta eest, kus samuti Luhamaa piiripunktis Eesti-Venemaa vahel peeti kinni üle 270 artefakti. Need olid kuldesemed, hõbeesemed ja mündid. Tegemist seal oli siis nii muinasaegseid, keskaegseid esemeid, sealhulgas siis küüdi kuldnaastud, sarmaadi päritolu esemed ja tõeline peavalu oli ka eksperdina tuvastada, kust kohast need leiud välja kaevatud, kust nad liikuma on läinud. Me õnneks jõudsime siis oma otsingutega Ukraina arheoloogideni ja kes siis meile tegelikult tõestasid ja osutasid, et tegemist on ilmselt Ida-Ukrainast Musta mere rannikult välja kaevatud erinevatest leiukohtadest pärinevate aarete osadega. Siinkohal jälle meil väljakutse oli ka määrata nende leidude hind. Sest kuidas sa siis selle arheoloogilise leiu hinda määrad? Meil on väga lihtne teha seda müntidega. Jah, meil on mingid numismaatilised kataloogid, justkui legaalsed oksjonid. Et me suutsime tõestada kiiresti, et mündid üksi olid väärt 30 000 eurot. Aga seal siis vaadates neid kuldesemeid, mida me esialgu ei osanud ka määrata, meil oligi peavalu, sest kriminaalmenetluse piir salakaubavöös algab 40 000 eurost. Et kokku me lõpuks selle hinnagu saime 70 000 euro peale. Aga siit see teine peavalu, et kui me jõuame siis sinna uurimisasutusse ja küsitakse, nii, mis on tekitatud kahju, siis nagu ma enne rääkisin, jah, ja arheoloogilise leiu puhul ongi seda väga-väga keeruline öelda, eriti kui meil puudub see kontekst selle leiu taga. Palju maksab üks Rooma münt? Kui ma vaatan eBay'd, siis 5 euroga
võid osta 30 münti. Ja nüüd mõtleme jälle Eesti kontekstile. Meil on Eestis teada kindlalt, et sellest 2.–3. sajandi perioodist ligi 100 Rooma münti, mida me Eesti kogudes, arheoloogia kogudes võime üle lugeda. Meie suurim Rooma müntide aare, mis on kindlalt 2.–3. sajandil maapõue jäänud, koosnes 51 mündist. Et mis siis maksab Rooma münt eBay's? Palju peaks maksma? Mis siis on Rooma mündi hind Eestis? Ja kui me räägime sellest, kuidas arheoloogilised leiud täna välja tulevad, kuidas nad illegaalsele turule jõuavad, siis väga selge roll on ikkagi sellisel nähtusel nagu hobidetektorism. Et muidugi mõne jaoks hobi, mõne jaoks töö, näitab tänane praktika, et riigiti on nende otsinguvahendite regulatsioon erinev. Me Eestis siis lähtudes eelkõige mõttest, et see on ka ennetus. Eestis on detektoriga otsimine, metallidetektoriga otsimine reguleeritud seadusega. See on lubatud, aga selle hobi jaoks on vaja läbida koolitus, mis annab baasoskused ja teadmised arheoloogiast ning sul on vaja luba. Samuti oleme väga selgelt määratlenud, kus tohib otsida, mis tingimustel ja millistes olukordades sa pead koheselt siis teavitama riiki. Lihtsalt natukene numbritest rääkides, mis me näeme, et see regulatsioon, jah, meil on suurel hulgal probleeme ja me näeme ju, et leiud endiselt jõuavad ka mustale turule. Aga see regulatsioon tähendab, et meil on täna siiski tekkinud siis teatud kogukond, kes teeb meiega koostöö ja mis me just selle illegaalse musta turu kontekstis näeme, et kui meil endal riigil ja Muinsuskaitseametil ei ole jõudlust regulaarselt monitoorida oksjonikeskkondi, hoida pealt sellel mustal turul, siis täna väga palju infot nendest müükidest jõuab meieni ikkagi tänu siis loaga detektoristidele, kes samuti hoiavad silma peal sellel mustal turul ja sellel, mis maastikul toimub. Mis ma lõpetuseks tahan öelda? Et nagu ka Signe ütles, et see illegaalne kultuuriväärtuste ringlus, et see samamoodi, see on rahvusvaheline probleem. Me ei ole üksik saar, kuidagi me oleme seotud Euroopaga, me oleme Euroopa Liidu välispiiril. Leiud liiguvad välja ja üldse kultuuriväärtused liiguvad välja Eestist, aga et me oleme ka transriik. Ja ma tuletan ka, et ma siiski kutsun ka mõtlema sellele, et need esemetel me ei saa üheselt ka öelda, et alati, et mis asi on see väärtus rahanumbrites. Et me ikkagi tegelikult kultuuripõrandi puhul me räägime palju ulatuslikkumal kahjust ja see kahju on nii majandusele, sellele kogukonnale ja kultuuripärandile laiemalt. Aga aitäh, ma siinkohal lõpetan. Ja panen sisse. Suur tänu, Nele ja Signe. Tulge korraks lavale. Ma arvan, et teile on küsimusi ka saalist. On küsimusi? Ma teen sel juhul kohe esimese sissejuhatava küsimuse ise, et võttes aluseks muuseumi, arhiivi, raamatukogu perspektiiv, et mis peaks ühte väikest muuseumit, kelle juurde tuleb inimene karbide ja müntidega, mis need küsimused on, mida inimene peab endale esitama, või mis need hetked on, kust nagu ära tajuda, et mis siis on see kultuuriväärtus, kui see on mingisugune 20. sajandi esimese poole ese, et mida peaks nagu see muuseum, raamatukogu tegelikult sellisel puhul tegema, kelle poole pöörduma, küsiks seda perspektiivi ja kas on vahe ka, mis puudutab näiteks arhiive, muuseumi, raamatukogusid Eestis ja muud pärandit? Jah, et ma siis võib-olla selle, et ma tean, et sageli just kui me räägime arheoloogilistest leidudest, et siis tõesti ei ole ju
neid olukordi, kus tuleb inimene, koputab kohaliku väikse muuseumi uksele, maakonnamuuseum ütleb uksele, ütleb, et mul on siin toredad karbis, mõned toredad arheoloogilised leiud, mis ma leidsin, aga et ma tahaks need anda teile, et te jääksid siia koha peal muuseumisse. Et siis mida ma panen südamele on ikkagi julgustada esiteks inimesi pöörduma esmalt Muinsuskaitseametisse ja teisalt see, et ikkagi mitte võtta vastu leida, millel ei ole seda leiukoha infot või siis vähemalt proovida sellelt toojalt see info välja pigistada. Sest muuseumi koguhoidjad teavad tegelikult väga hästi, et ka kogusse ju tegelikult selle kontekstita leiud, mis see teie eriala keeles on, et need tegelikult jah, selle loota, nad tegelikult ju jäävad üsna tummaks ka seal kogudes. Et ikkagi leiu koha info, see on arheoloogiliste leidude poole A ja O. Ma võib-olla täiendaks nii palju, et esimene küsimus peaks olema, kust sa said? Selles mõttes, et see ongi kõige elementaarsemate sellise ebaselge päritoluga eset ei tohiks lihtsalt, tegelikult ei tohiks vastu võtta ega osta. Et selline tore väljend on inglise keeles ka see attic tactic, et leidsin pööningult, et sellega ei tohiks leppida. Näed, käed hakkavad tõusma. Sina poole peab jooksma. Aitäh väga põnevate ettekannete eest. Mul on küsimus selle Osta.ee keskkonna kohta. Et me ju teame, et seal saab panna endale selliseid otsingusõnu ja tulevad meili peale siis sulle need märguanded, kui need konkreetsed esemed nende märgusõnadega on müüki pandud. Et kas teil endal on ka selliseid märgusõnu sinna sisestatud? Kas need tulevad teile meilile ja kas te näiteks mõnikord hilisõhtul ise otsite neid Osta.ee keskkonna kuulutusi läbi professionaalsest huvist? Ja ütleme, et see ei ole meil regulaarne, aga ma ütlen, et ka meie teadlikkuse tänu, ma tõesti siin hiljuti just siin, ma ei tea, kas Kristina on saalis, aga meil 2 päeva jooksul meil just homme on ka osta.ee portaali juht tegelikult tuleb ka rääkima. Ja me hiljutistel kohtumisel ka jagasime oma muresid, uurisime koostöökohti ja ma usun, et saame ka oma järelevalve ja koostöö paremaks. Aga jah, et sellist väga regulaarset kammimist me lihtsalt ei ole jõudnud teha. Mina olen külaline prokuratuurist, et teid kuulates tekkis minul küsimus, et kui nüüd tuleb inimene aardega muuseumi ukse taha ja te hoiate enda õue puhta ja ütlete, et väga tore, aga ma sellist kahtlast kraami vastu ei võta. Et mis edasi saab? Et kas teil on muuseumi töötajatele ka mingisugused nagu mõtted, et kuidas nad siis peaksid käituma, sest tegelikult muidu läheb ju see ese kaotsi ja me ei saagi teada, et kust see pärit oli või miks see üldse niimoodi liigub. Ja ei tõsi, ma ei tahtnud seda muljet jätta, et ma ütleks, et aitäh ja mine nüüd vaata, sest sellisel juhul need asjad ilmselgelt lähevad ükshaaval postiga kuskile eBay'sse ostjatele või me tegelikult ei näe, jah. Et siit ütleme, et siis õnneks arheoloogidel ja ka numismaatikuletel tegelikult on nagu meil praktika on näidata, et eriti kui me räägime mündihaaretest ja kui need on juba jõudnud oksjonile, siis tegelikult spetsialist suudab ka näiteks aarde koostise järgi ikkagi kas või regiooni tuvastada või öelda, kust piirkonnast, mis perioodil on näha, et need võiksid pärineda. Et tegelikult ka see leid meile suudab üsna palju infot anda. Ja ma tean, et kui me räägime ka rahvusvahelisest kogemusest, olen kuulanud ka ettekandeid, kuidas on suudetud täna ka mingisuguseid leidude asukohti tagantjärgi tuvastada näiteks keemiliste meetoditega, et kui sul on kuskil lõhutud objekt, seal mingid mullaproovid või nagu, et sa suudad materjalist ära rohkem ka infot välja lugeda.
aga lihtsalt, mis on see mõte, et mitte aktsepteerida lihtsalt käeliselt, et jah, ma võtan vastu ja isik läheb kuskile 4 tuule poole, vaid et ikkagi me püüaksime jõuda sellega taustainfoni. Ja meie kogemuses, ega Muinsuskaitseamet ei ole ka ju selline ainult sanktsioneeriv asutus, et meie esmane ikkagi oleme suunatud koostaja ja enamasti, kui meiega tulevad need anonüümsed leiud meieni jõuavad, siis tihtipeale inimesed on ikkagi mõistlikud. Ja kui neile taustu selgitada, nad ei karda, et nad jõuavad prokuratuuri vaatevälja kohe esimese asjana, et siis ikkagi me sageli selle info oleme kätte saanud. Kui suureks probleemiks on see, et Euroopa Liidu siseselt ei ole vaja välja sisseveo dokumente, või tähendab, see liikumine toimub kontrollimatult ja kas on selle tõkestamiseks mõeldud ka liikumist tõkestamiseks Euroopa Liidu siseselt mingeid meetmeid? Euroopa Liidu siseselt ongi väga keeruline seda tegelikult kontrollida, kui inimesed ise ei taotle dokumente või ei ole ausad oma tegevuses. Selles mõttes, et siin on piirid on avatud, et kaup liigubki ja tegelikult jääb ta kinni. Kindlasti meie tollipartner oskab sellest pärast palju täpsemalt veel rääkida, aga Euroopa Liidu siseselt, kas on juhuslik kontroll või see asi jääbki lõpuks kusagil ikkagi, kus on Euroopa Liidu piir. Seal avastatakse, et on puudulikud dokumendid. Et kindlasti kolleeg Elika räägib sellest täpsemalt veel. Et kuidas need siis jõuavad tollini või selliste ametiasutusteni, selliste ilma dokumentideta asjad. Kas on veel käsi? Sel juhul ütleme teile suur aitäh. Väga hea sissejuhatus on päeva tehtud. Ei saanud. Ja mul on väga hea meel jätkata teise Eesti sissevaatega, nagu juttu oli. Vaatame, mis siis toimub Eesti piiridel. Piirid on küll avatud meil, aga õnneks meil on siiski piir. Ja hea meel on kutsuda siia pulti Maksu- ja Tolliameti keeldude ja piirangute üksuse juht Elika Brossmann. Head konverentsil osalejad, head veebis osalejad. Tere, minu nimi on Elika Brossmann ja ma töötan Maksu- ja Tolliametis keeldude piirangute juhina. Ja meie väike tiim, siis keeldude piirangute tiim tegeleb põhimõtteliselt peaaegu kõikide keeldude ja piirangutega kaupade järelevalve koordineerimisel Eestis. Ja neid kaupu on väga palju, kultuuriväärtused üks nendest, aga siin on strateegilised kaubad, ohustatud looma- ja taimeliigid, väetised, toiduohutus ja nii edasi neid kaupu tegelikult, mille järelevalvega siis minu tiim tegeleb väga palju. Ja väljakutsed siis, millised meil on nende illegaalsete kultuuriväärtuste kontrollimisel ja avastamisel, sellest tahan ma teile täna rääkida. Ja miks just avastamisel? Sellepärast, et tihtipeale on niimoodi, et me midagi leiame ja me ei saagi esmapilgul aru, mis asi see on, et mida me nüüd avastasime. Ja siit algab siis tegelikult veel väga pikk töö peale seda. Meie asi on avastada, leida, ese kinni pidada ja siis minna juba edasi ja vaadata, millega siis tegemist oli. Ja tänase teema kontekstis, kas tegemist oli siis kultuuriväärtusega või siis isegi illegaalse kultuuriväärtusega. Kuna meil on ka väljaspoolt Eestit kuulajaid, siis mõne sõnaga Maksu- ja Tolliametist. Maksu- ja Tolliamet, nagu nimigi ütleb, siis nii toll kui maksud on liitunud ja tegutseme siis ühise katuse all. Aga selleks, et midagi hästi teha, peab sul olema eesmärgid ja ka vahendid siis sinna eesmärkideni jõudmiseks. Nii et meie missioon ütleb selgelt, et me peame efektiivselt maksud kokku koguma ja me võitleme ühiskonna me kaitseme ühiskonda ja majandust. Ehk siis me kogume 85% riigieelarvest, sealhulgas kogume ka loomulikult tollimaksu. Me seisame ausa konkurentsi eest
ja me võitleme sanktsioonide, me kontrollime sanktsioneeritud kaupu, et need ei liiguks, selleks, et aidata kaasa Ukraina sõja lõppemisele. Ja võitleme me organiseeritud kuritegevuse vastu, mis on tänases teemas jällegi väga oluline. Meil on olemas siis uurijad, meil on olemas lisaks väärteomenetlusele ka kriminaalmenetluse võimekus. Ja kus me siis paikneme? Jah, nagu siin üks viimastest küsimustest, et liikmesriikide vaheliselt ju piiripunkte ei ole. Mida siis seda katab? Seda katab meie liikuv üksus. Meil on uurimisosakonda kuuluvad siis liikuvad rühmad, kes teevad kontrolle riski hindamise alusel ja ise neid riske ka hindavad. Ja nad on väga efektiivsed, neid põhimõtteliselt loomulikult iklapiiris me ei näe, aga küll aga me näeme neid maanteel siis ringi sõitmas. Nii et nemad on need, kes katavad siis meie sisepiire. Ja loomulikult on siis meil mitmed piiripunktid idas, meie ettearvamatu naaber Venemaa. Et te näete siin, et meil on 3 piiripunkti siis Venemaaga ja Narva on siis mitte Eesti, siis tähendab, see ei ole Eesti poolt otsustatud nii, see on Venemaa poolt otsustatud, et veokid sealt praegust ei sõida, ainult siis jalakäijad võivad piiri ületada ja Koidula ja Luhamaa maantee piiripunktid siis lõunas. Ja nagu te värvide järgi näete, siis mitte ükski neist ei ole enam 24 tundi lahti. Öösiti on meie piiripunktid kinni, seda sanktsioonide tõttu, seda ka piirirežiimi rikkumiste tõttu. Raudteepiiripunktid idas ja lõunas on avatud 24 tundi ja loomulikult siis lennujaamas reisijate terminal. On meil ka 3 sadamat, Paldiski, Muuga ja Sillamäe, suuremad sadamad siis. Ja nendest olulisem muidugi on Muuga, kus käib väga tihe kaubavahetus 3. riikidega. Sillamäel on täna väga vaikne ja jällegi sanktsioonide tõttu, sest meie kaubanduspartner oli ju pikalt ikkagi väga suur kaubanduspartner oli Venemaa ja nüüd täna muidugi kaubavahetus nendega on siis kukkunud väga-väga palju. Ja juba ka võib-olla läbi käinud siis post- ja kullerid. Tänapäeva maailmas siis loomulikult väga palju kaupu liigub posti ja kulleri kaudu ja see on üks suuremaid väljakutseid. Need nõelad sealt heinakuhjast siis üles otsida tänase ressursi juures leida siis kulleritest ja postist keelatud või piiratud kaupa. Selleks, et rääkida nüüd väljakutsetest illegaalsete kultuuriväärtuste osas, siis kõigepealt võiksime mõelda, mis siis tolli mõistes on need illegaalsed siis kultuuriväärtused. No loomulikult esmaselt see, kas on olemas ekspordiluba, kas on olemas impordiluba, kas selle esemega on siis piiriületus lubatud. Illegaalne on loomulikult ka see, kui ajutise väljaveoloa tähtaeg on lõppenud ja õigeaegselt ei ole siis see ese tagasi jõudnud, ka sel juhul juba rikutakse seadust. Ja Eestis siseriikliku õigusaktiga on meil ju lubatud Eesti kultuuriväärtuste liikumine ka teise liikmesriike ainult toa alusel, nii et kui ka Eestist Lätti kultuuriväärtuse viimisel luba puudub, siis ka see on ju illegaalne. Kultuuriväärtuste võltsimine või siis ebaseaduslikult omandatud kultuuriväärtused, kahtlemata illegaalsed, varastatud kultuuriväärtused ja illegaalselt siis kaevandatud kultuuriobjektid, arheoloogia, nagu Nele pikalt rääkis. Üks asi on ese, aga teine on see väärtus, mis on sellel esemel seal, kus on tema leiukoht. Ja loomulikult siis on väga paljud kultuuriväärtused ja sanktsioonid all, mitte ainult Venemaa ja Valgevene sanktsioonid, aga ka Süüria ja Iraagi sanktsioonid ju kehtivad juba ammu kultuuriväärtustele. Üks väljakutse on kahtlemata selline kompleksne või keerukas õiguskeskkond. Keeldude piirangute kaupu on palju ja neid õigusakte, mis seda teemat reguleerib, on veel rohkem. Kuskil 700 õigusakti on see, mida me siis peame tundma ja mida me siis peame rakendama. Aga kultuuriväärtuste mõistes ka on ju ikkagi need õigusakte on palju, et on meil Euroopa Liidu ekspordi- ja impordimäärused, meil on oma siseriiklik
kultuuriväärtuste seadus. Ja loomulikult on siis kolmandate riikide seadused või teiste liikmesriikide seadused ja need võivad kõik olla erinevad. Ja iga kord siis tekib see küsimus, aga kas see ese on nüüd sellest riigist siis ikkagi õiguslikult välja veetud, et mis on selle riigi siis seadus. Ja digitaliseerimine. Miks väljakutse? Ühest küljest on ta väljakutse, sest me peame kõik oma süsteemid arendama sedasi, et oleks võimalik süsteem lube kontrollida. Et kahtlemata see arendus vajab raha ja ressurssi, aga teisest küljest on see ka hea asi, sellepärast et tänapäeva maailmas, kus võltsimine ei ole vist mitte kunagi olnud nii lihtne, siis elektrooniliste lubade võltsimine on siiski keerukam kui paberiloa võltsimine. Ja meie muidugi panustame ka nende õigusaktide muutmisesse, oleme sinna kaasatud. Uued väljakutsed. Sanktsioonid, no meie jaoks muutus kardinaalselt kõik veebruaris 2022, kui siis täiemahuline sõda Ukrainas algas ja rakendati siis sanktsioonid Venemaale ja Valgevenele, vabandust. Muidugi Venemaa, olles siis meie naaber, siis meid puudutab kõige rohkem Venemaa. Ja miks ma ütlen, et kõik muutus kardinaalselt, sest sellist massi sanktsioneeritud kaupu ei olnud me mitte kunagi harjunud kontrollima, ressurssi me selleks juurde ei saanud ja täna juba on meil ju 20 siis sanktsioonipaketti, alles hiljuti jõustus siis viimane 20. pakett, nii et selle rakendamine on olnud väga keerukas. Ja need paketid ju puudutavad ka kultuuriväärtusi, ehk siis väljaveol luksuskaubad nii-öelda, mis on siis kollektsioonid üle 100 aasta vanused, maalid, vanad esemed, siis nemad võivad Venemaa suunas liikuda ainult juhul, kui nad on alla 300 €, siis on nende väärtus, ühe eseme väärtus. Ja siin üks tüüpiline lihtsalt pilt, kus väga palju siiski neid esemeid soovitakse välja viia ja peame siis kogu aeg hindama, kas see väärtus jääb nüüd siis alla 300 € või üle 300 € ja loomulikult väidetakse meile, et see ese on ju täpselt 299 € maksev. Nii et siin kindlasti suur väljakutse. E-kaubandus. Väga suur väljakutse, sest tõepoolest e-kaubandusega pakke liigub meeletult ja meeletult. Kauplemine on internetis, aga need esemed liiguvad ju ikkagi reaalselt üle piiri ja seal oleme siis meie, kes proovime neid siis avastada. Ja AI, meie sõber ja vaenlane, loomulikult teeb ta meie tööd ka ju lihtsamaks, ka meie kasutame teda väga palju, aga ei saa me ju sugugi eeldada, et inimesed siis, kes soovivad seadust rikkuda, AI-d ei kasutaks ja ka nende elu on tegelikult nii mõneski, näiteks sama dokumentide võltsimine on väga palju lihtsam. Täna proovisin ka ise ühte inglise-hiinakeelset lepingut AI abil teha ja selle sain ma valmis siis hea promptiga 1 minutiga alla selle isegi. Tore oli muidugi kuulda, et ta keeldus siis ametlikku pitsatit sinna alla panemast ja ütles, et seda ei ole tal siiski lubatud teha. Nii et jah. Ja muidugi see maailm muutub meil ju kogu aeg väga-väga kiiresti ja me peame olema valmis nende muudatustega kaasa minema. Ja nüüd siis mõned näited elust enesest. Kas tegemist on kultuuriväärtusega? Tegemist on siis kujuga, tema väärtus, nagu te arvata võite, ta liigub Venemaa suunas, on alla 300 €. Temal on isegi arve kaasas, see maksab täpselt 244 €. See on imeilus kultuur. See on siis Rumeenia autor Tsiparos ja tema võidujumalanna Torga. Muidugi tekib kahtlus, see kuju on üsna suur, ta pildil paistab väike, aga ta on suur kuju, marmor, pronks ja tuleb välja ka elevandiluu, on siis need, mida siin on kasutatud. Arve on koostatud taksofirma poolt, kiire otsing näitab, ei ole tal ei autot ega ühtegi töötajat. Ja muidugi internetiotsingud, milles meie ametnikud on väga tublid juba ja väga kiiresti ka ise suudavad esmast informatsiooni leida, näitab siis seda, et selle kuju hind pigem on kuskil sinna 60 000 € kanti. Ja loomulikult ese peetakse kinni ja võt siin nüüd tekibki loomulikult Muinsuskaitseamet, meie
meie asendamatu koostööpartner annab siis hinnangu, et ei ta nagu kultuuriväärtuste alla selles mõttes ei lähe, et ta ei vaja ühtegi nagu väljaveoluba, aga on ta sanktsioneeritud, loomulikult on üle 300 euro ja tuleb ka välja siis jah, et tegemist on elevandiluuga ja elevandiluu siis võib üle piiri minna ainult ohustatud looma- ja taimeliikide saites loaga. Nii et selles osas veel, mis tast saab, ei oska ma teile öelda, sest see menetlus on veel pooleli. Salakaubavedu, see on Ungari hiljutine leid ja vaat siin ka see, mis teeb meie elu nende avastamisel raskeks, on see, et eriti just arheoloogia võib olla väga-väga pisike, teda on väga lihtne peita ja need esemed olid siis peidetud limonaadi pudeli sisse, mis olid omakorda veel oli teip seal ümber, aga jah, tagaistmele hooletult loobitud pudelid, plastikpudelid, mille sees siis arheoloogia, nii et peidetud esemed kindlasti on väljakutse, neid me otsime. Kas need esemed võivad olla varastatud? No see on alati küsimus, et kas nad on üldsegi sellel inimesel õigus nende esemetega liikuda, kas ta on nende õigusjärgne omanik või on talle antud õigus siis neid viia kusagile. Ja siin on siis üks juhtum, mis võib-olla illustreerib just seda sama küsimust, mis toimub liikmesriikide vaheliselt. See on avastatud Tallinna sadamas, meie vana sadamas ja selle meie grupp kontrollis Soome Eesti vahelist, Helsingi-Tallinna vahelist laevaliiklust ja peeti need ikoonid kinni, et tekkis seal kahtlus, kas isikul võivad need kaasas olla. Ja väga meenutas üks nendest siis 93. aastal 93. aastal varastatud ikooni, nii et päring tehti, me suunasime need ekspertiisi ja ikoonid anti siis üle Soome politseile menetlemiseks, nii et on võimalik küll ka liikmesriikide vaheliselt asju leida. Kas see ese on nüüd siis legaalselt oma riigist väljunud? See on just väga hea näide, Buda kuju, mis siis leiti, ei olnud ta salakaup ega midagi, ja leiti ta siis Narva piiripunktist, tol ajal oli veel autoliiklus lubatud ja Kambodžast siis pärinev Buda kuju. Viisime ta Muinsuskaitseametisse ekspertiisi ja loomulikult võeti ühendust siis Kambodžaga, sest et arvasime, et see võib olla illegaalselt riigist välja viidud. Õnneks me saime selle juhtumi korral üsna kiiresti, väga hea muidugi ekspertiisi Muinsuskaitseameti poolt, aga üsna kiiresti ka Kambodžast läbi Muinsuskaitseameti vastuse, kus siis öeldi, et ei, see ei ole nende riigi mõistes väga oluline ja väljaveoluba ta ei vaja, aga küll aga siis edastati toredad kiidusõnad, et Eesti siis Kambodža, väikse Kambodža riigi kultuuriväärtustel silma peal hoiab. Ja see on üks vana lugu, üks väga-väga huvitav. Tegemist on salakaubaveoga ja ta on siis minuga võtavad ühendust tolliametnikud Narvast ja ütlevad, et nad leidsid autost peidetud maali. Nad kirjeldasid seda, et see on vana ja kahjustatud ja üpris kole. Ja temaga oli kaasas ka siis sertifikaat. Et meie õnneks need tegelased, kes siis illegaalsel turul tegutsevad, nad tihtipeale teevad selliseid lohakusvigu. Ja ma ütleks ka selle kohta lohakusvega, sellepärast, et kui sul on ikkagi teos ja sertifikaat korraga, siis paneb mõtlema, et kas see on mingisugune väga väärtuslik asi äkki. Ja esimene päring siis Muinsuskaitseametisse ja ma saan vastuse, kus see maal teil praegu on. Ja ma ütlesin, et see on meil nagu kontoris seisab seal. Ja aga äkki saate kuskil ära panna niimoodi nagu natuke turvalisemasse kohta või nii, et viimane selline teos, Aleksei Von-Javlenski Šoko, siis tütarlaps või tüdruk punase kübaraga, kuidas selle teose pealkiri on müüdud siis Sotheby's oksjonil 16 miljoni euro eest ja see võib olla üsna tõenäoliselt sama kallis. Nii et loomulikult siis sellistel juhtumite korral on meil muidugi vaja ka kohta, kuhu siis esemed viia, et nad turvaliselt siis säilitada. Ja tulebki välja lõpuks on pikk lugu
tulebki välja, et tegelikult lõpuks sertifikaat on võltsitud teoreetiliselt. Me ei tea seda sellepärast, et Tretjakovi galerii olid meil siin ühe skulptuuri Tõnismäelt äraviimisega väiksed erimeelsused jälle oma naabriga ja me ei saanudki väga head siis vastust Tretjakovi galeriilt tol korral. Aga meedias oli küll juttu sellest, et neid sertifikaate võltsitakse selles galeriis. Ja väga pikk ekspertiis ja lõpuks siis ekspertiisi tulemusena tunnistati siis maal võltsinguks, konfiskeeriti ja anti üle siis Kumusse õppematerjaliks. Nii et kas see dokument, mis meile esitatakse või siis on ka peidetud esemega kaasas, kas see üldse on originaal? Ja mis on siis see hind? Nele rääkis palju sellest hinnast juba, ma ei hakka kordama. Aga see on meie jaoks tõesti oluline just selle kriminaalmenetluse kontekstis, kas ta on üle 40 000, kas me saame minna kriminaalmenetlusega edasi. Aga see oli ka jällegi üks väga tore lugu. Veokontrolli suunati puhtalt ametniku riski hindamise järgi. Tal oli selline tunne, et seda autot peab kontrollima. Vedaja jällegi tegi väikse vea, ei olnud asja läbi mõeldud, kuidas ikkagi illegaalseid kultuuriväärtusid üle piiri smugeldada, vaid hakkas neid suure hooga siis peitma alles hetkel, kui teda kontrolli suunati. Ja loomulikult, kui keegi meeleheitlikult midagi peidab, siis küll teda ikka hoolega otsitakse. Ta oli ka üsna hea näitleja, ta proovis näidelda, et ta sai väga palju viga ja et ta kukkus sinna kanalisse, millega autot läbi otsitakse, aga tuleb välja ju, et meil on ikkagi kaamerad ka piiripunktis, nii et ka see ei läinud tal läbi. Nii et jah, väga huvitav avastus ja jällegi salakaubavedu. Esemed olid väiksed, neid oli peidetud siis rekkasse igale poole. Ja osad ta ei jõudnud ära peita. Nii et mis me nende lugude peale siis võiksime öelda? Kindlasti seda, mis ka eelnevalt läbi käis, me oleme loomulikult transiitmaa ja aken Euroopasse ja kontrollime mõlemat suunda. Täna kontrollime me eksporti Venemaa suunas suisa 100% ja seda jällegi sanktsioonide tõttu. Nii et transiitmaa oleme me kindlasti. Kas need juhtumid annavad alust arvata, et tegemist on organiseeritud kuritegevusega? No absoluutselt. Kindlasti need seda on. Ja seotus ka siis rahvusvahelise organiseeritud kuritegevusega siin välja paistab. Ja saab kindlasti öelda seda, et must turg on rahvusvaheline. Mis aga meid aitab, et nüüd võib-olla need takistused või raskused on siin välja toodud. Mis meid aitab? Kahtlemata siis meie ametnike koolitamine, nende kogemused, nende kontrolliobjektide valimisel ja loomulikult meie süsteemid, mis toetavad meid meie riskianalüüsiga, meie riskivalikutega. Et see on kindlasti suureks abiks. Aga ka huvi, et ma tahan seda eriti toonitada, see huvi meie tolliametnike seas kultuuriväärtuste vastu, et see on niivõrd tore, sest nad tõesti on huvitatud teemast ja kui sa oled huvitatud, siis sa kuidagi otsid ka võib-olla rohkem. Riskiinfo absoluutselt väga oluline meile, analüüsimine ja profileerimine. Varastatud andmebaasid loomulikult, mis asi siis see on, et mida rohkem meil infot on, seda parem. Et ka riigid annavad tihtipeale teateid meile, et siin, kus need punased ringid ümber on siis Helsingi õigeusu kirikust üsna hiljuti varastatud esemed. Ja riigid saadavad neid infosi ja selle üle me oleme väga tänulikud, sest teame siis seda rohkem, mida otsida võib-olla. Võib-olla me ei leia neid kunagi, aga ikkagi on hea neid infosid teada. Rahvuslikud punased nimekirjad, siin üks näide veel kord siis Ukraina omadest, et see, mida otsida, kindlasti on oluline. Ja ekspertiisid, et mis esemega siis meil tegemist on. Meil on väga palju olnud selliseid juhtumeid, kus tõesti esmapilgul sa ei tea, oli meil ju mingi väga antiikne, mõtlesime, et piinamisriis tuli välja, et tegelikult see oli esmane koera kaelarihm, kus siis nagad olid välja poole ja see oli just siis koera kaitsmiseks, et hundid temale liiga ei teeks. Aga esmapilgul me tõesti ei teadnud, mis asi see on, mõtlesime äkki on inimeste piinamiseks. Ja loomulikult koostöö, ei saaks, meie väikses riigis, mitte kuidagi me ei saaks ilma koostööd hakkama, et Muinsuskaitseamet väga-väga hea partner meile.
Politsei- Piirivalveamet, kellega koos me ju piiridel töötame, Europol, Interpol, olen isegi läbi nende infot otsinud, infot saanud, meil on Europolis ka enda sideohvitser tööl, muuseumid ja eksperdid jällegi on meil vahest vaja siis kuskile hoiule anda ekspertiisi nende poolt, et hästi-hästi oluline. Ja muidugi teiste riikidega koostöö, nii kolmandate kui liikmesriikidega ja ka töögrupid ja rahvusvahelised koolitused, mida organiseeritakse, loomulikult suureks abiks. Ja siin üks ka näide minu meelest ühest üsna unikaalsest koostööst selle pildi näol, kuhu me oleme jõudnud just võib-olla selle hea koostöö ja oma väiksuse juures, kui paluti siis tolli appi oma portatiivse röntgeniga läbi valgustama Niguliste kiriku altarit esimesena ja läksime appi, sest et niivõrd suurt eset ei ole võimalik siis ju muidugi transportida. Ja see on viinud väga toreda koostööni, nii et tänaseks me oleme juba väga paljudes kirikutes käinud abis, siis kas altareid või skulptuure siis läbi valgustamas, et olla siis abiks nende restaureerimisel. Ja lõpetuseks ma tahaksin öelda seda, et tolliametnikud väga tihti või enamus kordadelt me ju teame, kuidas see lugu lõpeb. Aga väga harva me saame teada, kuidas see lugu tegelikult algas. Nii et ka selle väga kihvti loo näitel, kus me siin anname üle Ukrainale tagasi need avastatud arheoloogilised esemed, ja see lugu lõpeb väga hästi. Siiamaani me ei tea, kuidas see algas. Me teame, et oli autojuht, kes üritas neid esemeid peita, kellelt ta lõpuks nad täpselt sai, kus nad täpselt välja kaevati, kelle poolt ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Neid vastuseid me tihtipeale ei saa, kuigi väga tahaks, et see muudaks selle loo ju veel palju põnevamaks. Nii et mina saan kinnitada, et Eesti tollis me jätkame kahtlemata võitlust illegaalsete kultuuriväärtuste ka kauplemise vastu, otsime neid, soovime neid avastada ikka selleks, et anda neid üle siis nende legaalsetele omanikele või riiki, kus nad pärit on. Aitäh teile! Suur tänu, Elika! Kas on kohe kiireid küsimusi? Et ma küsin sissejuhatuseks ise, et kuidas need lood tavaliselt algavad muidu? Me ei teagi, et seesama Aleksei Vonjavlenski maal, kui ta on nii kallis, isegi kui ta oli võltsing, ma olen päris kindel, et ta oli, kui 2 aastat ei saanud aru, kas ta ikkagi on võltsing või ei ole, no ta ikka pidi üks paganama hea võltsingi olema. Ja ma arvan, et selline võltsing on ka ikkagi väga kallis. Aga miks, see on mida ma olen ise mõelnud, miks keegi neid taga ei otsi? Et nad on ju väga kallid. Ja meil oli ka üks lugu, millest ma täna ei rääkinud, kus müstilisel moel ühed jalakäijad spordikottides tõid Venemaa poolt üle 4 üsna suurt maali ja need olid 3 maastikumaali Madonna Jeesuslapsega. 4 siis oli, vabandust, jah. Ja nad spordikottides selliseid maale ei veeta spordikottides. No loomulikult lugu oli ikka sama, et ostsin sealt turult ja vanaemale viin ja nagu nad ikka on. Aga meil läks väga-väga palju aega, kui leida siis tookord see Muinsuskaitseameti kolleegi Viljar Visseliga, et kus nad siis pärit olid või mis see lugu oli. Ja me ei saanud ka seal tegelikult seda loo algust teada. Lõpu saime, me leidsime need galeriid, nad olid pärit Prantsusmaalt ja Hollandist. See oli üks näitus, mis oli liikunud Peterburi ja mingil müstilisel moel olid 4 maali sealt ära jooksnud. Meie saime nad õnneks kinni, kõik tõendati ära ja viidi nendesse muuseumid, nendesse galeriidesse tagasi. Siis ma nägin ka, kuidas päriselt neid maale viiakse. Olid valgetes skafandrites inimesed ja spetsiaalsed bussid, ei olnudki spordikotid. Aga jällegi, et kuidas nad sealt näituselt ära läksid, et seda me ei saanudki teada.
Tere, aitäh väga huvitava ettekande eest. Mina olen Jaanika, muuseumitöötaja ja küsin sellist küsimust seoses tegelikult juba natuke Nele ettekandest läbi käinud teemaga, et selle kultuuriväärtuse või kultuuri selle objekti rahalise väärtuse hindamise kohta. Et kas kuidagi ei ole võimalik sinna juurde arvutada seda sotsiaalset ja kultuuriväärtuslikku koefitsienti või midagi sellist, et me ei peaks ainult lähtuma ainult turuhindadest? Ma arvan, et see täna muidugi meil ei ole sellist nagu süsteemi ju üldse, et seda saaks teha. Kas selline süsteem oleks võimalik luua? Noh, võib-olla on see võimalik ja kindlasti oleks see abiks, sellepärast et nii nagu ka need samad kuld- ja hõbeesemed, no kuidas sa hindad eset, mis on mitusada aastat vanem kui Kristus, kui need on nii unikaalsed esemed, et no neil ei olegi väärtust, reaalselt ju ei olegi. Et kuidas sa neile siis selle väärtuse anna, et jah, okei, siin tuli meil appi väärismetalli hind seekord, aga tõesti võiks olla küll mingisugune parem süsteem, mis aitaks siis seda hinda määrata. See teeks meie elu tõepoolest väga palju lihtsamaks, et üks on see, et kas kriminaalmenetlus või mitte, aga täna me ikkagi näeme ju Muinsuskaitseametiga igapäevaselt suhtlema, et jälle on üks ese, on ta nüüd 300 alla või peale, on ju, et kogu aeg neid nagu väärtuseid määrata, et see on üsna keeruline. Et tõesti jah, kui me leiame analooge internetist ja siinkohal on AI meile ka sõbraks ikkagi, aga tihti veel ei ole lihtne leida neid hindu, nii et jah, miks mitte, et mingisugune võib-olla selline teistsugune lähenemine võiks olla loodud siin küll, jah. Ja ma mõtlesin ise ka just, et ettekandes kõlas 2 numbrit. Sul oli pigem 300 eurot, millest asjad peavad vähem maksma. Ja ennem oli see 30 000 või 40 000. 40 000, ei, see ei ole. See 40 000 on meile väga-väga oluline, sest et sinnamaani me saame väärteomenetlust läbi viia. No ja väärteomenetluse ja kriminaalmenetluses läbi viidavad menetlus on ise väga teistsugune ja kriminaalmenetluses loomulikult saab palju rohkemat teha, nii et aga seal on alati just see, et kas ta jääb nüüd alla 40 000 või üle. Kas me läheme väärteomenetlusega või me saame minna kriminaalmenetlusega? I'm going to ask in English if that's okay. Yeah. I saw that in the vital collaboration you don't have listed Frontex. And I wanted to know how is the collaboration between these bodies? Is it only through consultancy or educational programs? Is it top to the bottom? And how do these programs develop? Thank you. I myself am not that much connected to Frontex, but I know that our colleagues are part of that project, and unfortunately I don't know all the details, ins and outs about that. So, or maybe I didn't understand your question fully. Translator is speaking in Estonian, I believe, in English. I think she doesn't find herself specialist if you were asking about this. Frontex, yeah. Yes. No, it's the translator was speaking in Estonian and then in English. Sorry. Sorry. Ja ei, vabandust. Tõesti, ma ei ole Frontexiga, meil loomulikult kolleegid tegelevad Frontexiga ja piiriametnikud, aga mina ise ei ole sellega väga palju seotud, nii et ma ei tea väga hästi detailidele vastata. Ja, kahjuks. Mina ise tahtsin veel küsida, kuna meil oli juttu algusest, siis tahtsin küsida ka lõpust, et mis siis edasi saab, kui te olete fikseerinud, et tegemist on illegaalse tegevusega, et mis siis tegelikult edasi juhtub? No jah, viiaksegi läbi menetlus. Loomulikult meie asi on tõesti kinni pidada ja hakata siis sealt nüüd minema. Millega tegemist on, mis menetlus ja menetluse siis, mis karistus sellele järgneb ja nii edasi. Kui nüüd esemed konfiskeeritakse või kantakse riigi omandisse menetluse käigus, et siis loomulikult siin meil on 2 näidet, kus me oleme andnud tagasi päritolu riiki. Selle Mali näide oli see, et ta jäi Kumusse, konfiskeeriti ja jäi Kumusse õppematerjaliks.
ja kohe-kohe õige pea olen andmas üle ikoone, mis on juba ka mõnda aega tagasi riigi omandisse kantud. Legaalne omand ei suudetud nende osas ära tõendada, olid ka salakaubaveo esemeteks ja need siis anname üle Narva muuseumile. Nii et alati otsime neid kohti, kus nad saaksid olla siis kas hariduslikul eesmärgil kasutatud või midagi sellist, et nad jõuaksid nagu väärikasse kohta. Tere, kuna siin oli mainitud Narva muuseum, siis ma natukene kommenteerin. Ja, paar aastat tagasi meie Narva muuseumi kunstigaleriis oli ju avatud selline ikoonikamber, kus me näitame just tolli konfiskaadi. Ja meie jaoks oli see suur väljakutse, vaatamata sellele, et see ikoonikamber on väga väike ruum. Ja me arutasime kolleegidega, kas me näitame või mitte, kuna suurem osa nende ikoonidest ei ole meie püsikunstikogus, see on abikogus, aga me oleme otsustanud, et ikkagi me näitame ja räägime just ikoonide või kunstiteoste saatusest, dramaatilisest, räägime ka sellest, kuidas säilitatakse või mitte säilita. Ja suured tänud teile ja kutsun kõike külastada just Narva muuseumi kunstigaleriid ja ikoonikamberid, kus toimuvad ka vähemalt kord kuus temaatilised ekskursioonid ja kes viib neid meie üks Ukraina kolleeg, kes juba 4 aastat töötab meiega koos ja ta on just ikoonide spetsialist, ikoonikunsti spetsialist. Tere, aitäh, väga huvitav ettekanne oli. Tahtsin küsida, et kas te avaldate ka mingit statistikat ja kas te oskate öelda ka, et kuidas on, ütleme, viimase, ma ei tea, 20-30 aasta jooksul kultuuriväärtuste illegaalse väljaveo nagu nähtus muutunud? Ja ma ei võtnud küll täna otseselt statistikat kaasa, seda meil loomulikult on. Et need meie avastused, need ei ole palju. Nad on olnud väga suured ja väga huvitavad, aga need ei ole massiliselt. Küll aga saab öelda, mis on muutunud, et kuigi pikalt ennem kui me rahvusliku siseriikliku kultuuriväärtuste väljaveoseadus kehtestati ja oli siis meil ainult Euroopa Liidu määrus. Võt siis jah, nagu siin Kuuskemaad tsiteerides, et milline rumalus see on. Ma tahaks öelda, et polnud üldse rumalus, sellepärast, et muugalt väljus ikkagi selle vahel, kus meil oli ainult see Euroopa Liidu määrus, millest lähtuda, aga see on ju seotud rahalise väärtusega ja meie jaoks väga olulised just sellised talurahva tööriistad ja isegi need majad väga vanad, mis välja veeti, need viiti välja massiliselt ja nad ei olnud nii, siis piisavalt kallid Euroopa Liidu määruse mõistes, et nad mingisugust luba üleüldse nagu vajaksid. Nii et tookord oli massiliselt läksid nad välja, sest mingid piirangud nagu neil ei olnud. Ja kui siis meie siseriiklik õigus ka rakendus ja praegu see impordimäärus on ju ka alles suhteliselt uus, kui me impordil üldse kultuuriväärtustel ju impordiluba kohustuslik on, siis kuigi piiratud oli väljavedu, siis avastasime me tegelikult enamus asju me olemegi avastanud tegelikult sisseveol. Ja eks seda kindlasti just selle Euroopa turu tõttu. Nii et oli meil periood, kus oli väga-väga palju ikoone just, oligi mis liikus, et neid oli kohe palju ja praegust ongi, me ei saa neid nagu just
pidada võib-olla kultuuriväärtuseks, aga kuna sanktsioonid on meil olnud prioriteet juba mitmeid aastaid, siis nagu siit läbi käis see 300 luksuskauba ja see 300 euro väärtus, et seda me nagu väga palju kontrollime ja seal on praegu väga palju rikkumisi. Küll aga hoiame me loomulikult et maailm on muutumas kogu aeg, et impordil me peame kindlasti silma rohkem peal hoidma, et näitab just konflikti piirkonnast see võib eeldada, et see ei ole kindlasti viimane leid, et loodetavasti me avastame veel, need kindlasti liiguvad. Nii et viimasel aastatel on olnud väga vähe üksikud juhtumid, aga väga kõnekad juhtumid. Ja ikoone on jäänud vähemaks muidugi. Väga palju vähemaks, et nagu see huvi on või vahepeal liikus neid kohe väga palju. Tere, Elika. Keegi Viljar siinpool. Meil tõesti oli väga põnev koostööd teha. Tahtsin kommenteerida sinu küsimust ka, et kas mingit koefitsienti saaks hinnale määrata. Tegelikkuses on kõige ainum ja kõige õigem metoodika on see, kui võrrelda 3 analoogi, seepärast, et ajaloolisel objektil ehk kultuuriväärtusega objektil ei ole taastamisväärtust. Et seda ei ole võimalik taastada. Et see on ainuke asi, mis ka kindlustusi teinekord natuke niimoodi paneb mõtlema, et kuidas edasi minna. Aga jah, sinu ettekanne oli väga põnev, aitäh. Tundub, et käed on otsa saanud. Üks on veel seal taga. Vabandust. Nii, tere. Et mina olen olnud 1999. aastal selle hindamiskomisjoni sekretär, kes hindas Niguliste kiriku varasid. Ja loomulikult olid need asjad hindamatud. Aga mida ma nüüd siin kolleeg Viljarile nagu lisaks tahan öelda, ongi siis see, et kindlustus on see, kes ju tegelikult hindab neid asju. Et võib-olla peaks selle metoodika väljatöötamisele kaasama ka kindlustust. Aitäh! Jaa, absoluutselt hea mõte. Lihtsalt nagu uudishimu rahuldamiseks, et kas, kui te siis midagi kinni peate, kas teil on ka mingi ajaline piirang, kui kiiresti te need asjad ära peate menetlema või võite nagu aastaid uurida ja järeldusi teha? Jah, et õnneks on meil antud siis liidu tolliseadustikuga päris palju õiguseid selle teemaga tegeleda ja kui meil on vaja uurida, siis uurime nii kaua kui vaja. Ja siin tuleb jällegi mängu siis müstiline 40 000, et väärteomenetlusaega on 2 aastat. Et kui see jääb alla 40 000, siis peab 2 aasta jooksul olema kõik selge, sest muidu sul on aeg läbi ja kõik. Et sa ei saa menetlusega edasi minna, aga et kriminaalmenetlusega on pikem aeg. Aga ei uurida selles mõttes, meil on korrakaitseseaduse alusel õigus kontrolle teha, kinni pidada, et selles mõttes õigusi on meil piisavalt, et oma tööd hästi teha. Suur tänu, Elikale.